Kindral päästab kuninga au. Õhtul on Peeter puruväsinud, aga tal on selle eest rihm. Ta on teinud töö ja saanud lubatud tasu. Südames on tal imelik ergus. Ta on kindel, et saab endale juba mõne päeva pärast puumõõga asemele päris ehtsa plekkmõõga, läikiva tupe ja punase siittutiga, mis on kinnitatud mõõgapea külge. Selle on talle lubanud ema, kui ta on abiks korvideks tarvis minevate vitste voolimisel ja Peeter tahab juba homme olla emale abiks ning ta uinub naeratades. Ta näeb unes, et on oma kuningriigis, istub samal kohal kivil, kus ta on istunud tavaliselt ja lepad, kõik tema sõdurid on kogunenud tema ümber. On näha, et nad tahavad millestki rääkida. Peeter tõmbab mõõga tupest ja küsib, et mis on sõduritel südamel. Vana kidurlepp, mis kasvab kivist vasakul, hakkab rääkima. Ta kaebab, et mustlane käib nendega halvasti ümber. Et terves kuningriigis on korralagedus ja et kõik ootavad, millal tuleb kuningas Peeter neid päästma. Siis vana lepp painutab oma latva ja näitab Peetrile tüve. Mitmest kohast on rebitud koor maha ja paar jämedat oksa on murtud. Kaebab, et seda kõike on teinud mustlane ja nagu ta seda ütleb, nii on mustlane seisabki Peetri ees, käes pajuvits. Peeter tahab põgeneda, püüab liikuda paigast, aga ei saa, ta jalad on maa küljes kõvasti kinni. Ta tunneb, et jõud kaob, et ta vajub kokku, suutmata end liigutada. Mustlane aga tõstab irvitades vitsalöögiks. Peeter karjatab ja ärkab. Väljas on juba valge. Ema on vist kuulnud ta karjatust ja liigutab end rahutult. Naki aga on joosnud toa keskele ja uriseb tumedalt. Oli vaid unenägu, jumal tänatud, Peeter ohkab kergendatult. Ta keha ja nägu on higised ja küllap ta on vist unes rabelnud, sest vaip on kukkunud põrandale. Peeter tõstab vaiba üles, mähib enda sellesse, kuid ei uinu. Ta kõrvus kohiseb ja meelekohtades taob nagu haamriga. Unes nähtud vana lepp seisab tal silmade ees ja ta mõtleb, mustlane on nüüd iga päev tema kuningriigis, teeb, mis aga tahab. Ta ehk kisub noortelt leppadelt kõik lehed ja murrab nende nõrgad ladvad ja ei tea, kas kivigi tema loss on endine. Tema, Peeter, pole pärast seda, kui mustlane kihutas ta minema, enam käinud kivi juures. Ta on seistes prügikastil, kus avaneb vaade heinamaale, jälginud iga päev, kus mustlane läheb oma koertega lepatukka. Mustlane käib seal harilikult peale lõunat. Tagasi tuleb ta alles enne päikeseloojangut. Arvatavasti mängib ta jõe kaldal, sest paar korda on Peeter näinud tema koeri seal hüplemas. Nii on Peeter seisnud ja vaadanud pealt, kuis tema kuningriigis valitseb keegi teine ja on mõelnud, et kui saab uue mõõga ja mõõgarihma, siis võtab oma kuningriigi tagasi. Siis ta on ehk sõjamees, poest ostetud mõõgaga ja mustlane peab teda kartma. Aga mõõga saamine võtab aega ja vahepeal võib mustlane teha ei tea mis. Ja jälle kerkib Peetri silmade ette vana murdunud okstega lepp. Ei, Peeter peab nägema oma kuningriiki. Ta peab minema sinna ja vaatama järele. Mustlane tuleb ju peale lõunat. Tema, Peeter, võib sinna aga hiilida hommikul vara. Peeter ei uinugi enam. Väljas muutub valgemaks ning varsti tungivad esimesed päikesekiired tuppa, joonistades seinale rikke kollaseid kuulikesi, mis näivad kuldpaberisse mähitud lihavõtte munadena. Kui ema tõusnud ja kohvi keetnud, asub Peeter sööma, aga täna toit ei maitse. Peetri mõtted viibivad oma kuningriigis, seepärast Peeter joob kohvi ainult pool tassi ja lipsab siis õue. Naki järgneb talle, joostes endise kergusega, sest ta käpp on paranenud
ja haavad seljal kattunud koorikuga. Mõnest kohast on koorik ära tulnud ja selle alune on jahutaoliselt valge. Peeter läheb teele, mille tagant teispool kraavi algab heinamaa. Lepatukk paistab puhtana hommikuse taeva sinisel tagapõhjal. Tuleb arvatavasti kuiv ilm, mõtleb Peeter, sest ta ei näe ühtki sääske. Peeter hüppab üle kraavi, jookseb kiiresti mõned sammud ja on teerajal, mis viib alla jõe äärde. Veel mõned sammud ja algabki pikk hein, ulatudes Peetrile poolest kehast saadik. Peeter vaatab ärevalt igasse külge. Ei, mustlast pole näha. Ka pole kuulda Rolli ja Reksi haukumist. Järelikult nüüd on paras aeg. Peeter tõmbub küüru ja hakkab hiilima pika heinavarjus Lepatuka poole. Siis aga seisatub, süda klopib ja kõhus on imelik tühjus. Mis siis, kui mustlane äkki tuleb? Mis siis, kui ta on juba praegu Lepatukas, istub kivi juures ja ootab? Ta ehk on keelanud koertel haukumise, sest ta tahab vaikselt luurata, millal tuleb tema vaenlane, endine kuningas Peeter. See oleks kole. Peetri käed hakkavad värisema. Kehal on korraga väga palav. Peeter viskaks hea meelega kõik riided seljast, et tuul jahutaks ta palavat nahka. Ta kuulatab, sumiseb ainult üks suur kärbes ja eemal agulis taob sepp rauda, muidu on kõik vaikne. Ümberringi hällivad heinaladvad tasases tuules. Kogu heinamaa on nagu suur roheline vaip, mis liigub üles alla. Siin pole peale Peetri ja Naki näha kedagi. Viimane on jäänud peatuma Peetrist veidi eemal, ajanud oma roosakeele suust välja ja lõõtsutab. Ta silmad vaatavad Peetrit ja ta nagu tahaks küsida, miks sa ei tule, mis sa ootad? Peeter aga ei liiguta end, ta kardab. Mõte mustlase äkilisest rünnakust rõhub teda nagu luupainana. Ei, ta ei lähe edasi, ta läheb tagasi koju. Ja Peeter hakkabki liikuma tuldud teed tagasi, aga Naki ei tule temaga ühes. Naki seisab endisel kohal. Naki, tule siia, hüüab Peeter summutatud häälega. Naki liputab saba ja tuleb, jääb Peetri ette ootavalt seisma. Siis vaatavad kuningas ja kindral teineteist tükk aega. Siis kindral pöördub ümber ja jookseb jälle oma endisele kohale tagasi. Kas Naki ei karda, vilksatab Peetril läbi pea. Kas ta ei karda Rolli ja Reksi teravaid hambaid? Nähtavasti mitte, sest egas ta muidu ei tahaks minna edasi. Kindral ei karda, aga kuningas kardab, pomiseb Peeter. Naki ei karda, aga mina kardan. Ja Peeter pigistab hambad kokku ning järgneb Nakile otsustavalt. Tulgu, mis tuleb, aga tema, Peeter, ei taha olla Nakist arem. Külmad ja palavad joad jooksevad tal üle selja, aga ta läheb edasi, ikka edasi Lepatuka poole. Ta soovib kogu aeg, et Naki pöörduks ümber, siis teeks ka tema rõõmuga sedasama, aga Naki ei mõtlegi loobuda ettevõttest. Kergelt raavib ta Peetri ees ja Peeter peab talle järgnema, kui ta tahab olla kuningas, mitte alla vanduda kindralile. Nii jõuavad nad kivi juurde. Jumal tänatud, kõik on ikka endist viisi. Peetri süda läheb palju kergemaks ja siis muutub Peeter korraga julgeks. Ta ronib kivile ja kõnnib seal, nagu ta oli kõndinud vareminigi. Peeter saab endale liitlase. Peeter aitas emal pajuvitsu voolida ja sai selle eest mõõga. Nüüd ta on sidunud mõõga rihma külge ja kõnnib tänaval, et näidata end Sepa Hildale. Mõõk ja rihmapannal sätendavad. Mõõga pideme küljes olev punane siidtutt lehvib tuules nagu lipp. Ka Naki on saanud kindrali vormi. Peeter on talle sidunud kaela laia sinise paela ja nüüd on Nakil tõesti kindrali välimus. Sepa Hilda ei karda Peetrit nüüd enam nagu varemini, aga ta on Peetri vastu siiski umbusklik. Nähes Peetrit tulevat,
läikib mõõk puusalt, ta jätab mängimise ja ootab. Peeter jääb uhkelt Hilda ette seisma ja küsib. Sa mängid jälle nukuga? Jah, vastab Hilda. Aga vaata, mul on mõõk ja rihm, ütleb Peeter ja keerab end Hilda ees. See on ilus, anna ma katsun seda. Katsu, ütleb Peeter ja on uhke, kui Hilda väikesed käed silitavad aukartlikult mõõka. Ta on ka terav, ütleb Peeter edasi. Temaga võib lõigata puud. Lõika, hüüab Hilda vaimustatult. Ma praegu ei taha, ütleb Peeter, teinekord ma lõikan. Hilda laseb mõõga lahti, aga silmi ei suuda ta pöörata selle siit tutilt. Ma tahan sulle midagi rääkida, ütleb Peeter tõsiselt. Räägi, on Hilda nõus. Ma alustan varsti suurt sõda, kas tahad olla mulle abiks? Ei, ma kardan sõda, ütleb Hilda. Ema ütles, et sõda on inetu. Tüdrukud ei võta sõjast osa sõduritena, seletab Peeter tähtsalt. Nad on halastajaõed või valmistavad sõduritele riideid. Mina sõdin, aga sina korja mulle laskemoona, tammetõrusid ja kastaneid. Kui sa teed seda, siis ma annan oma mõõga korraks sinu kätte, võid temaga mängida. Kas sa tõesti annad, küsib Hilda särasilmil. Kui sa teed seda, siis ma korjan sulle terve põlletäie tammetõrusid ja kastaneid. Peeter võtab sõna lausumatult mõõga vöölt ja ulatab Hildale. See ei söönud algul võtta mõõka vastu, kartes, et Peeter teda narritab. Võta julgesti, ütleb Peeter. Siis Hilda võtabki mõõga ja seob ta oma nukule vööle. Ta on nii õnnelik. Silmad hiilgavad, väike suu on erutusest lahti. Peeter vaatab teda ja on enesega rahul. Ka Naki on nähtavasti kõigega nõus, sest ta limpsab korra keelega nuku nägu. Järsku üks käsi langeb Peetri õlale. Peeter pöördub kähku. Tema selja taga seisab Hilda ema. Peeter hüppab paar sammu tagasi, sest ta on ju harjunud Hilda ema eest põgenema. Kuid siis jääb seisma. Täna ta pole teinud ju midagi, ta pole enam tükil ajal teinud Hildale haiget. Hilda emal on käes nägus punane ja valge kirjumüts, niisugune kolmnurkne sõdurimüts, nagu on poe akendel. Peeter unustab Hilda oma mõõga ja vahib mütsi ning siis sünnib ime. Hilda ema paneb talle sõdurimütsi pähe. Ise ütleb, see on sinu. Mul seisis see müts kodus kapi põhjas. Kui Alfred oli väike, siis ta kandis seda. Sa olid varemini väga halb poiss, tegid Hildale haiget ja mina kaebasin tihti sinu peale. Sa valmistasid oma emale palju südamevalu. Tee see kõik jälle heaks, ole hea poiss, just niisugune, nagu sa oled praegu. Ära tee väiksematele haiget ja palu kodus emalt kõik andeks. Ma vaatasin ennist aknast, kui sa andsid oma mõõga Hildale mängida ja selle eest sa võid pidada selle mütsi endale. Peeter küsib nõu. Kuningas Peeter ja kindral Naki valmistuvad nüüd iga päev hoolega sõja vastu. Kaotatud kuningriik peab võidetama tagasi, teist teed ei ole, kui Peeter tahab olla kuningas, kui ta tahab jälle mängida kivi juures. Aitab jõudumööda kaasa ka sepa Hilda, ta on pidanud oma lubaduse. On korjanud isegi mitu põlletäit tammetõrusid ja kastaneid. Need on nüüd aias ühe sõstra põõsa taga hunnikus. Peeter ise meesterdab endale puust pikka piiki, millega on hea tabada rollit ja reksi. Piigi otsa käib plekist teravik. Naki istub Peetri kõrval ja on ka kibedasti ametis. Ta hoiab naelu hammaste vahel, et Peetril oleksid nad alati käepärast. Anna nael, ütleb Peeter, kui talle on tarvis naela ja paneb käe Naki nina alla. Nakil on nael hammaste vahel, ta avab suu ja Peetrile kukub nael pihku.
ja sel ajal, kui Peeter töötab edasi, Naki võtab maast uue naela suhu. Vahel seisab ka Hilda juures ja hoiab piigi üht otsa, kui Peeter lööb teise otsa naelu. Nii valmivad relvad. Siis ühel õhtul Peeter ja Naki lähevad tänava teises otsas asetsevasse kahekordsesse majja. Selle suure maja keldri korral elab Kuriku Aadu, endine sõdur. Nüüd ta on juba vana, teenib endale ülalpidamist kojamehena. Kuriku Aadu on Peetri vastu olnud alati lahke, on jutustanud Peetrile sõjast ja kuningatest, vahel ostnud isegi kompvekke. Peeter Nakiga jõuavad maja juurde, lähevad hooviväravast sisse ja Peeter koputab madalale uksele. Seest vastab jäme hääl: sisse! Peeter ja Naki lähevad sisse, tuba on väike ja pime. Peeter on siin käinud mitu korda, ühes nurgas on ahi, ahju kõrval voodi, akna all laud ja selle ees 2 tooli. Seinasse löödud naelte otsas ripuvad riided. Kuriku Aadu istub seina ääres pingil ja nõelub sukka. Ta on lesk, välimuselt väga karvane ja kohmakas, pikk habe, suured kulmukarvad, kõverad jalad. Tere, ütleb Peeter. Tere, pojakene, sind ka üle hulga aja jälle näha. Ja sul on koer kaasas. Kust sa ta välja õngitsesid? Ta ise tuli minu juurde, vastab Peeter. Või ise tuli, kordab Kuriku Aadu, nõeludes rahulikult sukka edasi. No võta istet ja ajame jälle juttu, kas tahad? Tahan küll, ütleb Peeter ja istub laua ette toolile. Naki on läinud Aadu juurde ja nuusutab tema jalgu. Siis hakkab nuusutama toas olevaid asju. Viimaks jääb rahule saadud muljega, heidab kõhuli Peetri tooli kõrvale ja asetab pea käppade vahele. Mis sa siis täna tahad kuulda, küsib Aadu, tõstmata silmi töölt. Räägi mulle midagi sõdadest. Kõigepealt ütle, kuidas on võimalik saada jagu endast tugevamast vastasest. Endast tugevamast vastasest, venitab Aadu. Tarkusega ja julgusega, pojake. Tarkusega ja julgusega. Jõud ei tähenda teinekord midagi. Tarkus käib alati jõust üle. Sa ju oled kuulnud Antsust ja Vanapaganast. Vaata, Vanapagan oli küll Antsust mitu korda tugevam, aga Ants oli temast targem ja ületas ta igas asjas. Kas sa mäletad? Mäletan küll, räägi edasi. Nojah, ka sõjas on nii. Ja mitte üksnes sõjas, ka elus. Kes targem on, jääb võitjaks ja ka julge peab olema. Ei tohi end lasta verest ära lüüa. Julge pealehakkamine on pool võitu. Kõik suured kuningad ja väepealikud on olnud targad ja julged mehed. Tarkuse ja julgusega nad on võitnud võõraid kuningriike ja kaitsenud omi. Nii on asjad. Kuningas või väepealik peab olema nagu terasest. Tal on alati igas seisukorras valida 2 ausa tee vahel. Kas võita või surra võideldes. Kuningas ei tohi kunagi alla anda. See on suurim häbi. Minu kuningriiki tungisid sisse mustlane. Tal on kaasas 2 suurt ja kurja koera, ütleb Peeter. Nii, sellepärast sa küsisidki, ütleb Aadu. Ta teab, et Peeter on kuningas ja et Peetri kuningriik asub Lepatukas. Ja nüüd sa julge enam sinna minna. Julgen küll, hüüab Peeter ja veri valgub talle näkku. Nii, mõistan, noogutab Aadu peaga. Ole siis õige kuningas ja peksa mustlane minema. Siis võtab jälle suka kätte ja nõelub edasi. Peeter soovib talle head aega ja lahkub. Tarkuse ja julgusega oli Kuriku Aadu öelnud ja tema, Peeter, tahab olla tark ja julge.